Ühtehoidev juudi kogukond avas Tallinna Juudi Gümnaasiumis mälestusgalerii, kus on kirjas peaaegu 1000 Eesti juudi nimed, kes hukati teise maailmasõja ajal Maarjamaal. Hetk tagasi te kuulsite šofari ehk jäärasambe häält. Juba aastatuhandeid juudi traditsiooni järgi šofar on kuulutanud tähtsat sündmust. Isegi 1944. aasta septembril juudi uuel aastal olevat kuuldud šofari häält ka Klooga Koduslaavi. Kindlaks on tehtud 974 Eesti juudi nimed, kes hukati teise maailmasõja ajal Eesti territooriumil. Holokausti mälestuspäeval avati Karu tänava Tallinna Juudi Gümnaasiumis mälestusgalerii, kus on kõik need nimed kirjas. Mälestusgalerii loodi korjanduse ja Eesti Vabariigi valitsuse toetusel. Täna on aeg mõelda sügavamalt ka headuse ja kurjuse üle. Väikese rahvana on eestlased alati mõistnud juutide kannatusi ja pidanud kalliks juutide sõprust. Hindame kõrgelt meie juudi kogukonna panust Eesti Vabariigi sünni, taassünni ja eduloos. Alates juudi vabatahtlikest Eesti rahvaväes vabadussõjas kuni Eestile kuulsust ja edu toonud kultuuri- ja majandustegelastele. Kui Saksamaa sõjaväed tulid Eestisse jäi umbes 1000 juute. Igal juhul hävitatud oli kõik, kes jäid siia. Ametlikult me teame, et jäi ellu ainult üks mees, professor Isidor Levin, kes on täna meiega siin koos. Isidor Levini päästis tema õpetaja, teoloog Uku Masing koos abikaasa Ehaga. Uku ja Eha Masing pälvisid selle inimliku teo eest Iisraeli riigi kõrgeima tunnustuse, nimetuse õiglane rahvaste hulgas ja seda aastal 1964. Tänu Masingutele on Õiglaste väljakul Eesti sammas. Sõna võttis Austria Vabariigi suursaadik Renate Kobler ja Iisraeli suursaadik Dan Aspel. Eesti pearabi Shmuel Kott pidas palve pühamu. Austria Vabariigi suursaadik ja Iisraeli suursaadik avasid Peter Rigaud fotonäituse Olla juut, mis sai teoks koostöös Viini Juudi muuseumi ja Austria saatkonnaga Tallinnas.